Kas sina teadsid, et mõlemad sinu silmad ei teeni sind võrdselt? Uurime täna välja, kumb neist on juhtsilm. Meil on 2 silma ja me kasutame 2 silma selleks, et me näeksime maailma ruumiliselt. Te võite mõnikord hommikul proovida, mida tähendab mitteruumiliselt nägemine. Kohe, kui te ärkate, pange 1 silm kinni ja ärge seda lahti tehkegi. Ja vaadake, kui kaua olla saate, enne kui midagi valesti läheb või midagi naljakat juhtub. Sest selleks, et me suudaksime tajuda sügavust, on meil vaja 2 erinevat pilti. Meie mõlemad silmad ei näe samasid pilte. Ja nende 2 erineva pildi põhjal siis aju paneb kokku, kui lähedal või kaugel mingisugune objekt meist on. Nüüd aga proovime järgi, kumb nendest 2 silmast on juhtsilm. Kumba pilti me rohkem näeme. Ja selleks tehke minu järgi. Näete, siin laua peal on rakett. Vaatame kõik seda raketti. Ning nüüd asetage enda ette oma käed sirgelt. Ning pange pöidlad kohakuti. Kui pöidlad on kohakuti, ühendage nimetissõrmed. Niimoodi, et tekib 3-nurk. Ning nüüd asetage see 3-nurk niimoodi, et te näete läbi selle 3-nurga raketti siin laual. Valmis? Väga hea. Nüüd sulgege korda mööda ühte ja teist silma. Panin vasaku silma kinni. Panin parema silma kinni. Kas nägite? Ühe silmaga vaadates kadus rakett ära ja järele ilmselt ainult sinine laud. No vaat see teie juhtsilm ei olnud. Teise silmaga vaadates jäi rakett ilusti 3-nurga keskele. See on teie juhtsilm. Aga miks on oluline teada, kumba silmaga vaadates rakett ära kadus? Juhul, kui satute tegema mõnda tööd, täppistööd, ainult 1 silm lahti, näiteks laskma vibu või püssi või tegema midagi hästi lähedalt ainult 1 silmaga vaadates, siis on tähtis teada, kumb on teie juhtsilm, sest aju on harjunud nägema pilti pigem selle juhtsilma poolt. Ning kui te teete seda täppistööd niimoodi, et juhtsilm on kinni, siis alguses see täpsus ei pruugi olla nii hea, kui siis, kui teha seda juhtsilmaga. Nii et teinekord teate, te ei saa mõlemat silma võrdselt uskuda.